Tere! Mina olen Eliise. Ma õpin Tartu Ülikoolis geograafiat. Ma olen alati olnud tüdruk, kes armastab loodust. Tahan metsas mütata ja matkata, aga siis jälle panna selga ilusa kleidi ja kontoris arvuti avada. Sellepärast ongi geograafia eriala minu jaoks nii õige. See on mitmekülgne. Geograafias on 3 põhilist suunda. Inimgeograafid uurivad ajas ja ruumis inimesi ja ühiskonda ning analüüsivad neis toimuvaid protsesse. Geoinformaatikud tegelevad asukoha andmetega ja visualiseerivad neid kaartidel. Tänapäeva geograafia on väga tugevalt astunud andmeteadustesse ja andmeanalüütikasse ning sellel on täiesti oma ruumianalüütiline tööriist, GIS-programmid. Kasutan neid, kui töötan Regios kaardiandmete digiteerijana. Loodusgeograafide ala on kliimamuutused ning keskkonnamõju ja looduse aineringete analüüs. Saame töötada moodsas maastikulaboris ja käia välipraktikumidel nii Eestis kui ka välismaal. Minu ülikooliaja parimad hetked ongi olnud igasugused väljasõidud, kus me kursakaaslastega magame magamiskottides ja küpsetame lõkkel süüa. Käime õppejõududega saunas ja kuuleme lugusid nende noorusest. Hüdroloogia praktikumis käisime paadiga järve peal ja soos, et võtta veeproove. Meteoroloogias tegime ööpäevaringseid vaatlusi, kus panime iga poole tunni tagant ilmaandmeid kirja ja magasime vahetustega ilmajaama katusel. Topograafia välipraktikal tegime tahvümeetrite, nivelliiride ning asukoha ja navigatsiooniseadmetega mõõdistustöid. Mulle meeldib mõelda, et iga teadmine on nagu uus kiht sinu enda sisemisel kaardil. Kui ma õpin ära kõik Eesti puude liigid, on mu kaardil uus kiht, mille võrra paremini maastikku mõistan. Ma ei näe enam mitte lihtsalt metsa, vaid iga puud eraldi. Õppimise kõrvalt on geograafil aega ka hobide jaoks. Võib lüüa kaasa noorgeograafide klubis, korporatsioonis, looduskaitseringis või hoopis kusagil mujal. Mina näiteks tantsin Tarbatu rahvatantsuansamblis. Samuti töötan vabatahtlikuna Tartu 2024 kultuuripealinna meeskonnas, kus tegelen kaasamis- ja teavitustööga. Ka see on omamoodi geograafia, kuidas kultuur ja ruum kokku sobituvad, kuhu inimesed liiguvad ja milliseks muutub linn. Seda tahan ma edasi õppida ka magistratuuris, kui inimgeograafiale keskendun. Minu jaoks on geograafia igal pool.